Stuudiosse on saabunud täna hommikune külaline infoentusiast Reigo Kimmel. On see tiitel nagu päde praegu? No, lepime kokku nii. Ja Reigo on varem ka raadios Retro FM käinud teistel teemadel, peaasjalikult korvpallist, kolme vastu ja vabaviske, Guinessi rekorditest ja muudest teemadest, aga Reigo võttis siin kokku jaanuari alguses, ütleme mõned päevad tagasi ja koostas siis oma algatuslikult Eesti YouTube'i edetabeli top 100, et mis ajendil sihuke tegevus? No YouTube on teadupärast viimased 3 aastat juba Eesti kõige populaarsem bränd, et milleks ei olegi Retro FM või Kalev või Google või Swedbank, vaid Kantar Emori uuringute andmetel siis kõige populaarsem ja mina olen seda kanalit jälginud juba ütleme selline 15 aastat, olen õppinud ja teisi õpetanud, kuidas YouTube'is paremini välja paista ja möödunud nädalavahetusel siis võtsin kokku need väljapaistmavad, kes siis on Eestist kõige edukamad ja päris põnev ülevaade tekkis, mida hea ka raadiokuulijatele. Ega sa minu YouTube'i kanalit ei ole näinud, ma selles mõttes loodan, et ei ole. Loodad valesti, aga sa küll top 100 siis me kohe räägime sellest sinu sellest. Aga enne kui me läheme edasi, mul on lihtsalt üks küsimus. Sa ütlesid, et sina õpetad inimesi YouTube'is käituma ja tegeled selle, aitad neil nagu promoda, eks ju. Ja siis sa oled teinud nüüd top 100, kas kõik need 100 on sinu käelt läbi käinud, sinu õpilased? Ei ole. Aga mõni nendest on? Ma olen rääkinud rohkem suuremate siin ettevõtete ja organisatsioonidega, et siin on sellised Eesti ja Vene taustaga YouTuberid, kelle kohta paljude kohta võib öelda, et nad võib-olla ei pruugigi Eestis asuda. Aga kes on YouTuber? No siin on 2 küsimust, kas sa tegeled YouTube'i siis oma infokanaliga, näiteks on sul mingisugune ettevõte või siis YouTuberiks võid nimetada peamiselt neid vlogijaid võib-olla, nemad on kõige tuntumad Eestis võib-olla. Ja Andrei Ševakin äkki tuleb ka raadikuulele tuttav ette, sest Ševakini reaktsioonivideod on jõudnud nii-öelda ka tavapärasesse meediasse. Ka tavapärasesse, aga kui see tähendab seda, et sa filmid oma tegevust ja paned selle YouTube üles? Täpselt nii, jah. Aga neid filmimisi võib olla väga erinevaid, et kas sa siis filmid oma arvutiekraani või filmid kaameraga midagi, nii et võimalusi on mitmeid. Ja 2014 ma tõesti mõned videod riputasin ja võib-olla paar aastat hiljem ka, aga sinna see asi maha jäi, aga teistel läheb edukamalt ja paremini, et top 100 siis, kus sa need üldse tead, neid nimesid, keda on selline veebileht, mis annab ülevaate kõikidest kanalitest, kes on oma asukohaks määranud Eesti ja selle videoturundus.ee lehelt saab selle lingi ja selle tabeli kätte, nii et saab järgi vaadata, aga mina vaatasin nad ükshaaval läbi ja võib-olla hakkaski välja tooma neid põnevamaid tegelasi, kes on kindlasti Eesti taustaga ja kes on maailmas kuulsamad kui võib-olla täna meie siin nii-öelda tavameedias. Et millega siis vaataja tähelepanu köidetakse, mis korda läheb. Aga mis need kriteeriumid olid? Mitu videot on ülemal, mitu vaatamist on ja kui palju on sellel kanalil tellijaid, jah? Jah, ma tegelikult tegin siis kanali tellijate järgi, sest YouTube'is on võimalik mitmel viisil reageerida. Üks võimalus siis samamoodi nagu Facebookid, viskad like'i või viskad kommentaari. Aga kui sa kanali tellid, siis sa sellega näitad, et sa tahad sellelt kanalilt veel midagi saada. Kas on see subscribe nupp, jah. Nii et Rauno Märksile on meil 242 tellijat. Aitäh teile! On oodanud juba 2 aastat, et Rauno midagi üles laeks, aga Rauno ei ole midagi viitsinud teha. Aga sa viskasid pilgu peale sinna Rauno YouTube'i kanalile, mida ta seal üldse pakub ja mis asjad tal populaarsed on, mida inimesed tahavad temast teada? Tünga paradiis aastast 2003 ja erootikaliin 2004, nii et need asjad on üleval, aga on ka jääämber, mis tal on kõige populaarsem ja siis veel üks nii-öelda perekondlikud videod on ka samas kanalil. Aga mida sa talle õpetaksid, kui sa peaksid talle andma mingisuguseid juhiseid, kuidas edukas olla YouTube'is? No ikkagi 2 aastat ei tohiks olla viimasest video üleslaadimisest möödas. Ja iseendaks. Ja endaks, jah. Ja väga hea nõuanne, jälgin seda Reigo kindlasti. Kellel paremini läheb, kes on YouTube'induse endale selgeks saanud isegi töövahendiks? No ma arvan, et Eestis võib-olla teavad vähesed. Ma võtan siit kohe top 3-st ühe Maardust pärit Maksim Pilovitski, kellel on 2 kanalit, kes on lõpetanud Tehnikaülikooli, õppinud keemiat ja populariseerib teadust. Tema 2 kanalil on kokku peaaegu 3 miljonit tellijat ja üle 400 miljoni vaatamise. 3 miljonit tellijat? Peaaegu. Me rääksime, Raunol on 232. 242. Ei, ma võrdlen lihtsalt seda, et sa oled populaarne inimene Eestis, et mis vahed on? Jah, eks seal ongi vaja seda sisu luua ja need erinevad teemad
teemad on tõesti erinevad, et kui me võtame siin näiteks noored poisid Tallinnast. Oota, särk selles maardinimist, millega ta sisu loob siis? Tema teeb keemiakatseid, selliseid keemiakatseid, mida sa võiksid kodus järgi, teadusasjade moodi jah, et mis sa võiksid kodus järgi teha ja mida sa ei peaks kindlasti kodus järgi tegema. Aga mis keeles ta neid teeb? Tal on 2 kanalit, ühes on vene keeles ja teises on inglise keeles. No vot, rahvusvahelised keeled. Loomulikult selleks, et Eestis edukas olla, pead sa tegema inglise keeles või mõnes muus keeles. Need, kes Eestis, hästi paljud on selles nii-öelda topis, teevad vene keeles, sest nendel on see emakeel ja see turg on suurem ja sellepärast ongi mitmed edetabeli esimesed, kes on märkinud asukohaks Eesti, on siis meie tabeli tipus. Ja Reigo Kimmel praegu meil Retro FM'is ja räägime siis Eesti YouTube'i edetabeli top 100 tegijatest. Ja võtaks järgmisena siuksed 2 kanalit tegelikult. Üks on, mõlemad on samal sarnasel teemal, see on siis animatsiooniga tehtud ajaloovideod. Ja 13. koht 38 video, 666 miljonit vaatamist ja 400 000, üle 400 000 kanali tellijaga on siuke kanal nagu eStory. Need on siis ingliskeelsed animatsioonivideod ja seal leiab ka ajaloost, sealt leiab ka Eesti ajaloo videosi, nii et hästi põnev kanal ja hästi lahe, et Eesti animatsioonitegelased sellist asja teevad ja loodetavasti on siis ka edukad. Nendel teine kanal on ajalugu Oscariga, nii et on päris selge, et mis on siis joonisfilmid või kuidagi animatsioonifilmid, et päris lahedad selgitavad lihtsas lõbusas võtmes ajalugu. A mis keeles? Inglise keeles. Ja nendel on ka seal vanemad klipid on ka eesti keeles. Mis sa veel välja tooksid sellest 100, mis sa sinna kokku pani? Number on ju nii suur. Üks suurimaid üllatusi minu jaoks oli üks selline, ma loodan, et ma ei tee liiga, kui ma ütlen täiesti tavaline täiesti tavaline keskealine Eesti mees meist märksiga võib-olla paar aastat vanem, Maris, sinust oluliselt rohkem vanem järelikult, et kes siis töötab Kristiines Räägu tänaval ja restaureerib mööblit, ja teeb siis nende mööbli restaureerimisest videosi ja tema 50 videole, üles laetud videole, mis on siis viimase 2 või alla 3 aasta jooksul üles laetud, on saadud siis 26 miljonit vaatamist ja teda jälgib 196 000 inimest. No seda numbrit tegelikult annab juba mingisse konteksti panna, et kui me 26 miljonit jagame 50-ga, siis me saamegi, et tal keskmiselt ühte videot vaatab 520 000 või 520 000 vaatamist. Reigo, kas sellisel arvul on juba ka mingi rahavoog liigub? Kindlasti on, seal sõltub ka õigustest, aga 520 000 on umbes täpselt 3 korda eelmise nädala kõige populaarsema saate ehk Aktuaalse kaamera vaatajatest. Ma ei jõudnud kõiki neid ükshaaval läbi vaadata, neid 100, mis sa oled sinna nimekirja pannud. Missugune muster välja joonistub? Mida tahetakse näidata? Reaktsioonivideosid, meigivideosid, tahetakse süüa teha või on kõik täiesti erinevad asjad, mida sa märkasid? Inimesed ju filmivad seda, kuidas nad autoga sõidavad näiteks. Ja, et ma olen pannud tähele seda, et ma umbes esimest korda ma tegin edetabeli umbes 10 aastat tagasi, et siis olid need teemad, võib-olla 3 peamist teemat, mis olidki, et muusika, arvutimängude ekraani salvestused ja vlogimine. Aga tänaseks ma arvan, et need teemade ring on läinud laiemaks ja see ongi palju lõbusam, et kui sul keegi siin restaureerib mööblit ja teine räägib ajaloost ja kolmas teeb keemiast midagi, siis valdkonnad on päris laiad, et siin tegelikult on neid veel ju päris lahedad, Aga kuidas on muusikutel läheb? Figureerib neid 100 hulgas? Muusikutega on ka päris hästi. Ma tooks välja võib-olla 2, et üks on Oliver Tramm, kes on pannud 19 videot üles, saanud 8 miljonit vaatamist, 100 000 inimest, 109 000 inimest ootab, et ta uuesti mõne kitarri soolo üles laeks. Aasta on möödas, kui Oliver seda saadet kuulab, siis 100 000 inimest ootab. Ongi Oliver Tramm, loeb kitarri videosid üles. Ise mängib kitarri. Ise mängib kitarri ja siis ta mängib piisavalt hästi. Aga teine võib-olla muusikateemast on siis Pärnust pärit Rene Pais, keda võib-olla oma selle nimega väga paljud ei tea, aga Sin Cole'ina tunnevad teda kindlasti palju rohkem inimesi. Temal on
YouTube'is küll 45 miljonit vaatamist ainult, aga tema lugusi on striimitud erinevate platvormidel siis kokku üle miljardi korra, mis võiks teha temast ühe planeedi kuulsaima eestlase vähemalt selles valdkonnas. 12. kohal on sul Tommy Cash, temal on 17 videot, 90 miljonit vaatamist, 404 kanali tellijat. Kas Tommy Cash on populaarne seetõttu, et ta on kakskeelsele kuulajaskonnale oma kanalit teinud? Ja Tomil on jah üle 400 000 tellija, see on ka päris hea number ja kui Tommy Cash midagi üles laeb, siis vaatasin, et tema see keskmine on 5,3 milli ühe video kohta, et see on väga tubli. Ja tema videod on kindlasti sellised, mis paljud tahavad näha, et need ei ole sellised võib-olla Nublu öölaps, kus natukene miskit tiksub on ju seal, aga Nublu on ka paremad ideas. Reigo, et aga kõige parem ainult eestikeelne kanal on siis Andrei Ševakinil või? Andrei Ševakin, jah, sisu, kui mõelda seda, et eestikeelne sisu, siis sa oled saanud 100, mis ta oligi, 76 000 kanali tellijad, 20 miljonit vaatamist, et see on väga tubli number, seepärast, et eestikeelsel turul sul ju tegelikult tuleb seal mingil hetkel see piir ette, eks. Lappan ka seda edapelit, siin on 17. kohal on diiselrong. Inimene on siis Martin Kuusk, kes igal hommikul laeb üles mõne rongivideo. No ega päris kõiki asju on keeruline kommenteerida, mida internetis üles laetakse, aga tuleb välja, et inimesed tahavad ronge näha ja iga päev siis jälgivad ka tuhanded inimesed, et kui Martin on üles midagi laadinud, siis ma vaatad, kuidas rongid sõidavad. Et peab tunnistama, et suurem osa nendest nimedest, keda me siin üles sättisime praegu või kelle sina oled sinna top 100 sisse pannud, täiesti võõrad nimed, absoluutselt ei tea. Aga ma tean, et aeg-ajalt inimesed, eriti noored inimesed räägivad omavahel kellegi poole nimetis sõrmega näidates, näe, see on YouTube'i kuulsus. Kas see on täiesti omaette maailm, mis seal YouTube'is siis toimub? No kui me nendest numbritest räägime, siis need on ikkagi päris nagu mitmest kohast võib öelda, et täiesti kosmoses, et kui me siin mingid televaatamised kõrvale paneme, siis ikkagi see on vist täiesti omaette maailm, mida nagu jälgitakse, aga need teemad on ka, et kes jälgib seal, kes vaatab, kuulab muusikat, kes jälgib kellegi vlogimist, kes vaatab, kuidas keegi teine arvutimängu mängib ja siis on ka neid, kes ju otsivad midagi vajalikku, et kuidas lipsusõlme teha või kuidas mööblit restaureerida või mis iganes, kuidas YouTube'is peaksid selle kohta vastuse saama. Ja Reigo esikoht siis Eesti YouTube'i tabelis 2023 on Life of Borise käes, et sa ei ole tema kohta väga palju pikalt kirjutanud, peaks justkui teadma, et kellega on tegu, aga millega siis tüüp sisu loob ja rahvast meelitab? No tema kohta on üks pikem artikkel, kus ta siis seda kõike selgitab Geeniuse portaalis, on küll juba 4 või 5 aastat vana tagasi üles antud, millest ta siis selgitab, et ta on tegelikult Eestisse kolinud tööalaselt ja teeb siin selliseid inglise keeles natukene pigem selliseid naljakaid vlogimisi ja tal tõepoolest on siis mis teemal siis? Pigem selline tavaline vlogimine, et teed Ossi kükki ja see on ju tema poolt kõige rohkem üles läinud teemaks, aga ikkagi kui sul 3,3 miljonit tellijat. 3,3 või 3,4 miljonit ootab sinu järgmist naljavideot, siis sa ikkagi laed midagi üles sellist, et sa oled väga ikkagi tunnetama, et oled populaarne 575 miljonit vaatamist. Aga Reigo, mul jääb ikkagi arusaamatuks see, et inimesed teevad mingisuguseid videod, olgu need siis restaureerimine, need ossikükid, meikimised oma kanali peal. Kas ja kui palju need ikkagi teenivad sellest? See ei ole ju lihtsalt see, et nad on edevad ja tahavad seda teha. Ma vaatasin, et Mr. Beast, kes on vist maailma kõige populaarsemaks YouTuberiks, et tema teenistus, kas eelmisel aastal oli siin 151 miljonit, see siis ainult reklaamirahadest. Et eks seal on võimalik midagi saada oma siis kanali videote olevate reklaamide tulu jaotamisest YouTube'iga. Selleks sul peavad olema siis video kohta, eks ole, kõik õigused nii selle taustamuusika kui ka videos olevate inimeste osas ja kui sul on alates siis 1000 tellijast, nii et Märksil on veel natukene aega 1000 tellijat kokku saada, küll ta saab, kui kutsub. Ja 4000 tundi peab olema viimase aasta jooksul videosi kokku vaadatud. Meeletu. Reigo, kas on praegu mingi võimalus ka nii-öelda selle ree peale veel hüpata või absoluutselt kõik on ära tehtud?
Ei, siin on ruumi on maa ja ilm, et kui me võtame, et siin ikkagi mõned edukamad on alles alustanud 2-3 aastat tagasi, siis võib-olla 2-3 aasta pärast, kui me uuesti siin kokku saame, siis meil on see edetabel hoopis teine, et siin on põnevaid tegelasi teisigi, et näiteks vlogimisest 2 noort, üks Argentiinast, teine eestlanna viimasel ajal, ma saan aru, et on kolinud Eestisse 60 miljonit vaatamist, 350 000 kanali tellijat on sellisel kanalil nagu Matteo ja Lisanna, noor paar reisib ringi, räägib tegemistest, tavaline selline, ütleme, vlogi, aga ülimalt populaarne ja see on hispaania keeles, ka Lisanna räägib selles hispaania keeles, nii et päris lahe, et tabelis ei ole ainult vene ja inglise keel, vaid ka on hispaania ja eesti keel. Eesti YouTube top 100 Reigo Kimmel on meil stuudios, me oleme seda tabelit siin läbi hüppamas. Mis teemad kõige rohkem kõnetavad? Ütle 3 teemat, mis tegelikult ikkagi inimesi YouTube'i vaadates kõnetavad. Need on nii erinevad ikkagi, kui me vaatame, et mõni aeg taga, ikkagi on siuke tavaline, meelelahutus number 1 igal juhul, et olgu see siis näiteks naljavideote puhul või muusika on ka tegelikult ju meelelahutus, aga kui mõelda, et kui mina tahaks miskit teha, siis ma soovitaks rohkem sellist veidi aegumatut ja harivat sisu, et sellepärast mulle meeldibki siit välja tuua neid, seesama ajalugu, e-story, eks ole, kas või mööbli renoveerimine on minu jaoks põnevam kui teiste inimeste elude või arvutimängude jälgimine. Kas sa soovitad ka keelele rõhku panna, näiteks kui sa räägid eesti keeles, sellest siis subtiitrid panna mingisse teise keelde? No soovitan rääkida kohe inglise keeles, et harjutamine annab palju juurde ja kui ei tule välja, ega tegelikult ju mööbli restaureerimiste videotel on inglisekeelsed subtiitrid ja ega Ahti sinna väga peale ei räägigi, et paar korda ainult on seal häält teinud, et ühel või teisel viisil, kes proovib, siis umbes aasta-paari pärast näeb, on juba palju paremas seisus ja oskab paremini asju teha. Reigo, kas mul on võimalus YouTube'iga teenima hakata? Mul YouTube'i kanalit ei ole, kas ma võiksin tulla sinu jutule ja sa annaksid mulle mingid soovitused? Oleneb, millist sisu sa sinna üles tahad. No mis sa soovitaksid? Pigem Maris OnlyFans äkki oleks suurem potentsiaal. Tänan tähelepanu eest. Las märks jääb YouTube'i. Reigo, aga suur tänu, kellele see teema rohkem huvi pakub, et sa oled seal oma kodulehel üles märkinud ära tutvustanud, et kus sind üles leiab? Videoturundus.ee ja see ongi sama leht siis. Ja sellelt leiad selle tabeli, aga võib-olla teeme viimase üleskutse ka siin Sindcole'ile, et Sindcole'il on 97 600 fänni. Otsige YouTube'is Sindcole üles ja 2400 raadiokuulijat esimest, kui te olete talle subscribe'i virutanud, siis tal on 100 000 fänni täis ja Rein Pärnust saab endale YouTube'i, Rene Pärnust saab endale siis YouTube'i Silver Buttoni, iga üks, kes 100 000 tellijat YouTube'is täis saab, sellise auhinna saab, nii et elame eestlastele kaasa. Ja Reigo, aitäh tulemast Retro FM'i ja väga huvitav ja põnev teema. Aitäh!